Esmaspäeval avasid 2 kokka Mustamäel uued kiirtoidukoha ning Tallinna peal räägitakse juba, et sealsed burgerid teevad nii mõnelegi konkurendile silmad ette. Sellepärast läksidki Tudeng TV meeskond neile külla, et uurida, kuidas nad oma liistude juurde jõudsid. Tere, mina olen Artur. Tere, mina olen Maarjo. Ja me oleme Uulitsas. Tere tulemast! Artur ja Maarjo on 2 ettevõtlikku noormeest, kellele lihtsalt restoranis kokana töötamisest ei piisanud. Mina olen töötanud restoran Karjaanis, päris pikalt, no mis pikalt, 4-5 aastat. Ja siis läksin New York restorani. Ja siis mõtlesin, et teeme oma asja, et iga hommik vara siia, õhtul ajad mingid maksad arveid ja mingeid asju ja siis hommikul jälle siia. Aga see tunne on ikka teine, et see on parem. Kuidas selline koht nagu Uulits alguse sai? Me oleme tegelikult, saime enne Coca-Cooli tuttavaks, me oleme klassinud Coca-Coolis. Ja põhimõtteliselt ma mäletan nii hästi, mina nii hästi mäletan, kui Maarjo mäletab seda hästi, kui me olime kohas tööl ja Maarjo ütles mulle, et teeme oma firma, siis ma ütlesin talle, et hästi. Et alguses võtsime nii-öelda nagu naljana seda või suusoojak ütlesime. Aga siis kuidagi hakkasime kogu aeg mõtleme ja läks äkki mingi pool aastat mööda, kui siis tulime nii-öelda, tegime suure sammu, et tulime töölt ära ja hakkasime haagist ehitama. Järele haagisest ehitasime köögi ja tagasiside oli nii hea ja siis kõik küsisid, kus meid leida saab. Tekkiski oma idee, et teeks nagu oma koha. Kus tuleb julgus McDonald's ja Hesburgeriga võidelda? Miks just burgerid? Me tahtsime võib-olla burgeritega, kui me hakkasime seda tegema, näidata seda, et burger ei ole ainult biff, sai, biff või mis iganes see sai, biff, sai on ju. Ja et sinna vahele võib panna kõvasti rohkem kui lihtsalt poe ketšup ja poe majonees ja mingi majoneetud poe mingi kurk. Et inimeste nagu maitsemeeled või burgeri arusaam on nagu vale. Et me tahame nagu tuua inimestele... Seda ehedad maitset, et milline see burger võib olla siis. Et klientide maitsemeeli veelgi tõsta, teevad noormehed koha peal ise majoneesi ja ketšupit. Miks on kasulik ise majoneesi valmistada? See pakub meile endale ka pinget. Kui me restoranist tulnud oleme, et seal käib asjad samamoodi, et tehakse kõik asjad ise. Et siis oleks olnud nii-öelda tagasiminek, kui me oleks hakanud poest ostma majoneesi ja ketšupit. Mida arvavad värskelt avatud Uulitsa kliendid? Väga hea oli, tõesti vaimustav. Isegi ja friikartleid me sõime ka väga hea. See ise tehtu ketšupit, kõik on üli super ja need nagu palju parem, väga palju värsket rohelist toorainet ja värske liha ja kõik asjad, kõik oli väga hea. Spetsmaitse oli ka juures, siuke teismoodi. Milliseid inimesi ootavad Artur ja Maarjo Uulitsasse sööma? Et kellel meeldib lihtsalt külmunud mingi toorainet, kes hindab seda värskust ja... Haagise teema nii-öelda andis suure nagu kogemuse meile. Et jah, et ilma selleta ma arvan, me ei oleks nii-öelda nii julgelt sammu teinud, et see andis ikkagi üks väikse õppetunni enne. Need on kaasa ja siis kana. Siinkohal jätame Artur ja Maarjo burgereid edasi valmistama.